Kas riik on ettevõttele hea omanik? Minu kogemus on nüüd natuke üle 3 aasta ja tegelikult ma olin valmis palju hullemaks. Et kui ma ütleks, et mis teeb ühe omaniku heaks, et omaniku teeb heaks see, et esiteks ta paneb ette väga selged omaniku ootused ehk siis tegev juhtkond teab, mida nendelt oodatakse ja kuhu poole peab liikuma. See on vähemalt Eesti Energia puhul väga hästi paigas. Meil on väga selged formuleeritud, kirja pandud omaniku ootused. Ja siis teine asi on see, et ta peaks oma tegevjuhtkond usaldama. Ja ka see on olnud tegelikult väga hästi paigas, et see usaldus, mis on tegelikult Eesti Energia juhatuse vastu olnud, on olnud väga kõrge. Me oleme püüdnud igatpidi seda usaldust mitte kuritarvitada. Me oleme saanud koostada vastu neid ootusi oma strateegia, seda strateegiat ellu viia ja selles mõttes ma julgen küll kinnitada, et Eesti Energia jaoks on olnud Eesti riik väga hea omanik. Nüüd ise küsimus on see, et kas riik peaks olema äriühingutes omanik või millistest ta siis peaks ja millistest ta ei peaks. See on nagu teine diskussioon. Ja kuna me oleme saanud mandaadiga oma taastuvenergia üksusega IPO teha ja kaasata erakapitali, siis varsti on meil nii-öelda segunenud omanik, et on ka erakapitali ja jätkuvalt ka riik. Nii et ma arvan, et kindlasti on palju halvemaid eraomanikke, kui Eesti riik on Eesti Energia jaoks olnud.